Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Siti. Ja meie oleme YouChickied! Ja täna me oleme siis teie ees. YouChickied proovivad vegan toite number 2. Sest esimesel osal läks väga hästi ja me mõtlesime, et äkki tahate veel näha. Seega Sydney oli nii tore ja käis Solaris ja Delice'is. See ei ole sponsoreeritud, ma lihtsalt ütlen, kui keegi nagu mõtleb, kui tahab midagi sama asja proovida, siis me saime need seal. Erinevad vegan asju, siin on soolased, siin on magusad. Seega hakkab Tegelikult me pidime kõik kolmekesti kooli minema, aga Maria hilines, tal oli meik ja Viki lihtsalt ei tulnud, seda tahtis süüa ja siis ma shoppasin üksi. Me teeme selle kunagi muude asjadega tasa. Alustame Vorstiga. Ma armastan liha või vorsti. Aga sa mäletad, kui sa eelmine kord küsisid, mis on vorstist veganit või midagi siukest. Ma olen nüüd targem, ma olen nüüd rohkem haritud ja Seega sa võid seda singi kohta küsida või mis see on? Ehk siis eelmine kord meil olid, mis vorstid meil olid eelmine? Meil olid väga sarnased. Seekord meil on viinerid ja need grillvorstid ei ole head, need vingud on nii head. Ma ei saa nimetada seda firmat või on see mingi Need on vegan jamad. see on nagu sushi. kas sa võid seda Mulle ei pakendit meeldi. korrata? Nii hea, ma võiks ainult On nagu neid viiner. nagu päris vingu. Okei, ma kusin kirjas on, mida siin siis kõige rohkem See on täiesti viineri tekstuuriga, aga maitse ei ole minu arust see nagu tavaline liha oma, vaid ma tunnen erinevaid nagu maitseaineid. No see on vegan. Ma tunnen See ülinatuke lihtsalt nagu mingit maitsestad muud kunagi. maitset. 10 punkti skaalal 3. Ma tahaks proovida neid grillituna. Ma annan 9,5. Ma annan selle 8, sellepärast et ta ei ole nii nagu wow. Ja. Ja ta ei ole, aga ta on hea, nii et 8. Järgmisena on meil review'st, kus sa tutvustad. See on sellised firmad nagu Nature Moi, see on mu lemmikjuustufirma. Enne kui me nagu midagi teist testime üldse. Veganjuustud lähevad alati lappa. Ükski veganjuust ei ole hea, ainult Nature Moi siuke nagu tavaline sliced juust on hea. Aga ma mõtlesin, et nagu tavaliselt riivjuust, nagu tavaline, mitte vegan riivjuust, see ka ei ole hea. Siis ma mõtlesin, et haha, teeme huvitavamaks, proovime vegan riivjuust. Ma tahaks seda reaalselt nagu puistada teile peale või suhu. Ma ei tea, kuidas ma seda nagu võtan. Kahvliga. Oi. See nagu jahu. Okei, see on küll imelik. Tekstuur on nagu mingi ussikesed. Nagu ämblik. Mina teist apsu pigem ei võta. Aga mitte. Ei, sellele ma annan. Ja sellel ei ole toidu maitset ja see tekstuur on väga imelik. Annan ka 1. Tead, ma annan 2, sest et kui Ma sa annan paned ka pitsa peale, siis ta nagu, sa ei tunne teda nii väga. okei. Sellepärast oleks okei, aga muidu niimoodi. Ma annan 3, sest see pole nagu paha. Okei, 3. Ta lihtsalt ei maitsenud mulle, nii ma annan 3. Järgmine on kimchi ja ma ei ole täiesti kindel nagu mis asi see on, aga ma olen söönud seda Üla restoranis. Bataadifriikad serveeritakse kimchiga siin seal peal. See oli vürtsikas ja mulle see ei maitsenud absoluutselt, see on väga heasti maitsenud. Ma võtsin selle sellepärast, et ma tahtsin midagi teistsugust ka, et see ei ole nagu nii plain, et meil Mis oleks midagi. asi see on? Ma ei, nii nuusutage nüüd palun. See ei ole üldse nii hullult Ta ei lõhne hullult. Hiina kapsas, Himaalaja sool, paprika, pulber, tšilli, päevalille, õli, ingver, küüslauk. Okei. Laseme käia. See ongi see nagu see Me võtsime kõik korraga. Ei ole üldse lõhtsikas ju. Ta on nagu paljanemalt ta sööb, aga Mõnus mingi toidu ingveriga. kõrval ja. ma ei ole fänn. Ta ei maitse halvasti, ma ei tea, miks ma kuidagi järsku nii vähe. Ja see ei ole halb, Vähe lihtsalt pikki ei on. meeldi vürtsikale see väga. Ta ei ole vürtsikas. Kurgus veits kipitab. Ma võtsin praegu nagu nii väikse tüki oota. Aga ma kujutan ette, et mingi asjaga võib olla, aga mitte suures koguses. No ma annan 4. Ma arvan, et see on muidu hästi tehtud, ma lihtsalt ei ole fänn. Ma ütlen 5, aga ma ei söö. Sul maitses kõige rohkem, ma maitsin kõige madalama hinda, what's up nagu. Ma annan siis 5. Ma olen sellele kõige rohkem ei lähe veel, siis see lõhnab lihtsalt nii hästi. Mis see on, kas see on vorst või sink? Ikka sink. Aga siin on kirjas vorst. Ma olen söönud seda. Ei, see see on on vorst. lihtsalt. Bon vegan firma. Kas me teeme kuidagi pooleks, ma ei tea, kas ma terve piir taha. Sinise maitse seda või? Maitsen ikka. Ma maitsen tükiks, nagu imelikult. No, hästi. Ju tegelikult ikka ei meeldi. Ma söön nagu juustusaia peal. Huvitavalt maitsestatud, aga minu jaoks ei ole see eriti vorsti tekstuuriga, see on ikkagi natuke naljakas. See on nii sarnane sellele viinerile. Ei, see viiner oli parem, see on rohkem seda veganlust tunda vaata. Ma ütlen 4. Mina ütlen 7. Ma ütlen 8. Ei, jah, 7. Järgmine tundub põnev. Sama firma. Ma ei sööks. Tofu, tilli ja peterselliga, ma ei meeldi petersel. Mina avastasin selle alles kuu aega tagasi endale. Ma ausalt, ma arvasin, et see on hallitus juurde. Ma mõtlesin ka, aga ma hakkasin ütlema, et mina ei sööks. Seda pannaksegi, mina panen seda võileiva peale, see toob tekstuuri nagu juurde, aga see mulle Võtame siis nüüd viilukese, tulge oma kahvlitega.
päris taha. Nii suur, vaata kui väiksema või. Okei, nii, ma maitsen. No mingi piki-viki. Mul oli mingi võrdlus, aga mul kadus ära. See on nii hea. Ma maitsen nagu mitte miski. Aga samas ma tahan veel. Minu arust vegan palju nagu ei ole. See on nagu tühi. Tilli maitse on hea, mulle meeldib pretelseli mulle tunda, see on tore. Aga kas see tofut jöks küpsetatakse ka? Ma tahaks ka küpsetuna proovida, aga see on muidu, ma arvan, tofu, ma ei ole tofut tegelikult. Ma ei ole ka, ma ei ole võrdsus. Ma arvan, et see on hea. Ma ütlen 7. Ma ütlen 4, sellepärast et see on suht maitsekas. Ja olemegi nüüd soolastoitudega ühele poole jõudnud, ehk siis Maria lemmikosa juurde magusad. Ma nüüd jätkan, võtan juhtimise üle, kas see on nagu selle pakend siis? Jah. Kohukeselaadne toode. Kokoke on selle nimi, see on kookeselaadne toode. Kõige rohkem on siin kookoselbeid, no põhimõtteliselt kõlab väga hästi. Ei, ma ei ole proovinud, sest need on nii kallid, et ma ei ole Palju maksab? 2 millega kui on 1. Okei. Pärnus Delissis müüakse mingi 50 sendiseid vegakohukesi, need on nii head. Mulle meeldivad väga kookosasjad seega. Mulle ka, kookoskooksid on mu lemmik. Tekstuur on mega hea, aga maitse saab puudu, võiks magusam olla. Näiteks nagu... Kuule, maitse nüüd, kohe toidu ma seletan ennast. Ja mu lemmik on kaaruksema, nii et ma teen võrdlusmomendi. See on hästi kookuse tekstuuriga. See on nagu Bounty, aga siin minu arust võiks magusam olla. Ma tunnen magusust, aga siin on mingi lisamaitse, mis mulle väga ei lähe korda. Mulle meeldib, kui kookuse kohuke on siuke, nagu kookuse tükk on tunda rohkem, see on mingi mass. Minu lemmikus on rohkem tunda. Mulle meeldib. See on pluss. Ja see vist tumeda šokolaadiga. Ma ütlen 8, sest et võiks magusam olla. Ma ütlen 6. Ma ütlen 8, sest võiks odavam olla. Nii, see on sama brändi oma, mis see kohuke, neil on mingid väga huvitavad nimed. Neil on siuke probleem, et nende kõik tooted on nii kallid. Selle nimi on Banofee vegan. Toffe on tavaliselt toffe asjad omad selle karamelliga ja tehakse tavaliselt banaani, see nagu iirise kook, vaata on ka minu arust toffe keik või midagi sellist. Ma ei ole seda proovinud. Kes seda sõi? Ma ei ole söönud, ma avasin seda enne, aga see avamine läks pekki. Nagu see kaas käis läbi, ma ei ole söönud seda. Ma võtan siis siit, põhjas on mingid vist küpsised asjad, seega mõtke nagu põhjast. Tundub, et on küpsis, banaan, karamell ja siis vahukoor. Ta on soe, mis mind terve ajab. Ma vihkan magustoitusid soojana. See võiks kindlasti külm olla. Meil on praegu väljas olnud, see on soojaks täinud. Aga see on meie viga. Hea, aga see on väga magus. Pealmine osa on nii rõve. Nagu alumine osa väga hea, aga see ülemine osa on mingi hapu. Mina annan 5. Ma annan 6, sest et see on muidu hea tekstuur ja kõik, ma lihtsalt ei ole eriti suur magus, see päris minu arust liiga magus. Ma annan 8. Et kui sa oled magus inimene, siis ma tahaks soovitada, see on nagu hästi tehtud. Okei, viimane, mis on meie kõik lemmikid, on kõigil kindlasti söönud, ma arvan. Ei ole. Nagu seda versiooni ei ole veel. Tutti Frutti Original. Gelatiini on gelatiini vaba ja naturaalsete värvide ja maitsed. Ja, nad tulid uue sellega välja, kus ei ole gelatiini sees, siis sellepärast on nagu nii uut. Okei, siis uut versiooni oleme vist keegi maitsnud. Ei ole hea, okei, no laseme Oota, vaatame, mis maitsed need on. Siin on maasika, vaarika, tutti frutti, pirni ja lemooni, jah? Ja ma tahan sidrunit, siis mulle meeldib happu. See ei ole ju sidrun. Nii, mina. See on pirn ju. Ikka on pirn. Anna, ma võtan pirnisid. Oota, ma vist leidsin. Oh my god, ma armastan kommi. Okei. Mul on küll jumala suva nüüd sama siit saan. Maitseb nagu kommikomm. Mulle meeldib ainult sidruni maitse, seega selle põhjal sidruni eest andnud ma 8. Maarikamaa on nii hea. See on magus, natuke veiniv, siuke nätske. See on nagu kõigi tutifrutide puhul, kui neid liiga palju süües, nad jäävad kõik hammasti kuidagi tehes. Põhjalt mul piisab ühest. Eelmisel korral prekud surevad ära nüüd. Okei, tõmbame otsad kokku. Oota, aga mis me hindasime? 9, sest see on mu lemmik siiamaani. Me teeme siis selle kokkuvõtte nagu ikka kombeks on, et see oleks terviklikum. Ja et saaksid parema ülevaate, mis siis meile meeldis, mis mitte. Minu jaoks kõige halvem oli see kimchi, sest et nagu, ma kujutan ette, et vorste seda viinerit tähendab, ma sööksin grillituna ja võib-olla mingi ketšupi asjaga vabalt, aga see kimchi on, ma arvan, selline asi, mida ma ühegi asjaga ei tahaks süüa, sest et see mürtsikas ei ole lihtsalt selline asi, mida ma tavaliselt tarbin. Kõige parem oli, ma arvan, see kookose kohuke, sest see oli midagi uut, ma ei tahtnud neid kummikomm mõtlesin, et ma olen neid söönud neid, vaata see on minu jaoks uus avastus. See oli väga meeldiv. Minu kõige vähem lemmik oli see juust, see maitses nagu muld. Ja no mul ongi see, ma arvan, ma sööks seda, kus ma sulatan. Ja mu kõige lemmikum, ma arvan ka, et siis kas siis see kohuke või see tofu. Minu kõige lemmikumad olid viinerid, sest ma reaalselt armastan, nagu päris viinerid, ma armastan nii väga. Ja see nüüd olid nagu ülilähedal sellele minu meelest. Minu kõige vähem lemmikum oli see Banofee või mis iganes see oli, see vahukoorelaadne asi ei olnud see. Vaatagi tore, et meil kõigi olid nii erinevad asjad. Ja see oligi meie vegan toitude maitsmisvideo vol 2. Ma väga loodan, et me väga loodame, et teile meeldis see video. Kui meeldis, ärge unustage seda likeida.
ja andke all kommentaarides teada, kas te sooviksite midagi neist maitse või kui te olete maitsnud või mis teie lemmikud vegan-tooted üldse on. Ehk me võiksime järgmine kord äkki teha nii, et me võtame nagu päris vorstimingi versus vegan vorsti, nagu päris asja versus vegan me ei näe pakendit ja me peame ise aru me peame ära arvama ja reitima. Ehk siis andke ka seda kommentaari seal, et kas te tahaksite sellist versiooni näha. Jah. Ning kindlasti unustage subscribe'ida ehk klikkida selle punase nupul seal all, et ei jääks ühestki meie tulevasest videost ilma. Ning näeme juba järgmises videos. Tšauki! You chickids!